Me oleme iga Norra reis oleme näinud virmalisi. Vahel väiksemaid, vahel suuremaid. Et see on selline teisest dimensioonist kogemus, kui sa näed seal üle polaarjoone, sa näed neid virmalisi, et siin Eestis sa näed pigem neid eemal, vahel harva näed ka üle pea lainetamast, nagu see aasta on olnud, aga üldjuhul sa näed eemal nagu mingi väikene kaar lihtsalt on. Aga seal oleme iga talv näinud niimoodi, et ikkagi sul virmas on üle pea. Ja nad on erinevad värvi, lainetab, tantsib see virmaline. Et olen näinud nii tugevad virmalisi, et sa võid teha nagu selfie siis selle esikaameraga, võid näha virmalisi ja filmida neid, mitte lihtsalt pilti teha. Et see on ikka selline kogemus, et mitte lihtsalt oma silmaga ei näed, vaid sa võid filmida ja ütleme nüüd, et 4-5 aastat ei on nii häid kaameraid, et sa saaksid virmalisi filmida. Et see oli pigem nagu väga, minu jaoks väga nagu eriline kogemus, et ma sain filmida virmalisi. Kui me olime Nordkapis, siis esimene õhtu mina ja Mattis pidime tegema õhtusööki ja kui keegi karjus, sest kõik teised olid maja ümber ja olid valmis fotokatega, aga me tegime ilusasti oma salatit ja pastat. Ja siis kui keegi lõpuks ütles, et virmalised tulge õue, siis ma salati kõik asjad kukkusid ja ma jooksin õue. Mul oli suhteliselt ükskõik, kas keegi saab tol päeval süüa või ei saa, sellepärast, et mina tahtsin virmalisi näha. Ja ma arvasin, et Mattis tegi seda sama, aga tuleb välja, et Mattis tegi süüa edasi. Lootes, et järgmised nagu virmalised tulevad veel, aga need olid selle tripi kõige tugevamad ja peaaegu et ainsad virmalised. Nii et Mattisele ei läinud nii hästi, nii et ma tundsin ennast natuke halvasti, aga samas üldse mitte, sellepärast, et ma sain isegi oma väga halva telefoni esikaameraga videot teha, sest ma tegin vlogi tervest tripist. Nii et see oli hästi äge kogemus. Virmalistest kõige meeldejäävam lugu on see, et meil sai kohvipiim otsa ja lähim pood oli 20 minutit. Ma ei mäleta, kas ma nüüd ise vabatahtlikult ütlesin või nagu oli selline nagu kuidagi ülesanne mulle antud, et eeldame, et ma võtsin selle ise vabatahtlikult endale. Siis läksin, sõitsin piima järgi, ostsin piima ära, tulen tagasi ja siis mingisuguse tühja koha peal kuskil seal mägede otsas järsku vaatame. Taevas sellised virmalised, roheline, punane, lilla, kollane. Ja siis ma olin nii elevil, ma olin nagu auto seisma, ohutuled pääle välja, ruttu pilti tegema, puha. Ja vaatan, mingid kohalikud tulevad, ruttu sõidavad ligi, nagu peavad auto kinni, kuule, kas kõik on hästi? No nagu, ja ma vaatan virmalisi, nad on nagu, okei, pane siis lihtsalt suund sisse, ära siis ohutulesid pähe. Ma nagu, okei, teeme nii. When it came to the Aurora spotting, I think there's two memories that are popping up for me. One was the first night when we finally got to Norway, when we got to our place. It showed up really nice and bright, even with all the city lights blasting. The second night we saw it was very dim, but it was still kind of a very nice moment and memorable because the first night that it was shining, we really didn't talk to each other. But the second night, everyone was kind of conversating with us and we got to know each other a little bit more. And that was a really nice moment. Kuna virmalised tulevad alati täiesti kõige ootamatul hetkel, siis sellega seoses tuleb meelde üks lugu. Me oleme alati olnud valmis virmalisi minema välja pildistama ja püüdma. Ja alati on olnud inimesed, kes on nii-öelda virmaliste vahis olnud ja ühel hetkel, kui oli õhtu ja sõime seal rõõmsalt kõik õhtusööki, hüüdis järsku keegi, kes oli virmaliste vahis, et väljas on väga ägedad virmalised ja see tähendas seda, et kogu meie õhtusöök lõppes hetkega. Pannkoogid jäid taldrikule, jäätis jäi taldrikule sulama, kõik jäi sinna paika ja kõik jooksid välja. Fotograafid, kes iganes ühe saapaga, kes jõudis jope selga panna, kes ei jõudnud, aga väljas olid tõesti väga ilusad, värvilised, virmalised ja kõik see oli seda väärt. And one of my highlights just from the trip in general, not like one specific moment, but overall, was just getting to do so much stuff together with so many different people. On the trip, maybe I knew a decent amount, but definitely still many that I didn't know or didn't know as well. And it was really cool, just like every night after we've all kind of done our things that we wanted to do, we'd come back together, teams would make food together,
and you get to eat, chat, like joke, mess around, and like play games. And so one of my highlights actually was just getting to meet everyone on the trip, making really good friends, and playing games. Some of the people who I met on the trip, who I didn't even know at all before, hang out with a lot now. And like obviously the people who I did know going in the trip, hang out with a lot after as well. And so I really loved that part about the trip, just getting to make friends. Oli väga huvitav tundma õppida kah inimesi erinevatest maadest ja kõik olid väga sõbralikud, kaasaitavad ja niisugused muljed olid üleüldiselt väga positiivsed. Ja see on üks nendest põhjusteks, miks ma kindlalt otsustasin kah nüüd sellel aastal uuesti minna. Ja mulle meeldis, see oli nagu lumepalli efekt, et kuna meil fotograafid olid iga hetk valmis minema pildistama, siis neil oli ka vaja pool ööd üleval olla. Ja kui inimesed on reisinud väga pikalt ja sõitnud autoga ja üks hetk neil tekib üleväsimus, siis mina ja Ander ja Matis öösel mis iganes kell tegime mingi kõige lollimaid TikTokke, kus Anderil oli nagu full gear seljas, aga ta oli nagu magas ja siis see oli fun. Ühesõnaga, see oli nagu väga naljakas. Mul oli natuke kahju teistest, kes üritasid magada samas majas, aga nad ütlesid, et neil oli okei hommikul. Nii et see on kõige tähtsam, aga mu jaoks oli naljakas. Pluss sama satsiga me tegime veel Soomes levis lummehüppamise TikToki. Me ei pannud neid üles mitte kuskile, aga Instasse panime. Peaks neid vaatama uuesti.